villast vesti või villast sussi. Kuule, taevas appi. Eelmised pole jõudnud küll koi ära süüa, kui nema juba pakub uusi. Jumal, hoiku küll. Tead, see vana inimeseks olemine, see ei kõlba mitte kuskile. Tead, sind tahetakse selle villa sisse võtta niidu koopumisse. Sinuni ei pea jõudma kohe mitte üks lõhn ega mitte üks värv ega valge aeg ega mitte midagi. Jumala eest küll. No. Tule, mis pension, vaata ja mis ma mõtlesin ise selles, kui ma hakkaksin neid sambaks laduma kõike neid veste ja susse ja kõike, no ma saaks ju sealt mitu korda kõrgema kui pensionisamba. Ja, et siin ma ütlesin tüdrukule, et mis sa jamad, et kiidi mulle midagi seetruslikku, noh näiteks kas bensihüppe või aeroplaaniga sõitmist või veesuuskadega sõitmist või midagi sellist ikka midagi. See vaatas mulle väga imelikku näoga otsa ja ütles, et ehk võtaks ikka veidi tasemini. Ma mõtlesin, ja tema, et kui läheks õige parki jalgrattaga sõitma. Ei noh, täitsa nõus, lähme parki, lähme sinna State Parki. Vaata, sinna ma läheks küll. Tüdrukul silmad läksid punni pähe, ema, jumala eest, isegi kui sa jalgratta käekõrvale võtad ja seina aares seisad, sa võid surma saada. Kas sa pole näinud? Seal on noored treenitud mehed, kui panevad neid salasid ja lendavad nii, et kiirabi viid minema. No miks ma pole? Mul kodus televiisor ka ma olen seal ka näinud. Ja siis ma mõtlesin küll, et ma läksin kodukuuri taha, vanamees ka salai mõtles, et ma proovi ära ikkagi. Aga see langus oli nii madal ja ruum oli ka väe ja salaja pead tegema, see pole see. Aga tüdruk pakub ikka mulle edasi, et kuule, et kui me läheksime Tallinnasse ja läheksime teletorni ja sõidaksime liftiga üles ja läheks restorani sööma. Mina ütlen, joo, lähme kohe sinna, ma täitsa nõus. Vaata, seal saab seda servalõndi teha. Tead, lapsel olid silmad jättes, ütles tema, kas sa oled midagi rääkinud ja jätnud, et sa kindla peale tahad surma saada? Säkkene, ei mina taha midagi surma saada, aga ega ma siis seda adrenaliini ei taha sedasi, kui te seda salajmulle veeni süstite. Ma tahan ikkagi niisama seda saada. Tuleb päevas appi. No siis lõpuks jõudsime siis kompromissile, et lähme kanuu matkale. Noh, mis see kanuu on siis? Üks aeropaat. Vanasti sai kogu aeg selle paadiga sõitmas käidud, kui noor sai oldud. No ma siis olin nõus, et mõtlesin, et muidu ei jõua seda kiunumist, nii rääkimist, nii ära kuldan. Lähme siis pealegi. No püha hommikul kõik valmis ja platsis ja lähme siis. Üks lähme sinna jõärde, läksime sinna jõärde, minul läksid siis silmad pundi, ma vaatan. Essakene, jõgi on pissikene, kitsaks nagu sukapael. Jumal aikule, lähme siis vette ja seal vesi ainult poole sääreni. Aga ikka jäävad oma sulle vestisid selge ja kiivreid pähe ja tüdruk ütleb mulle, ema, säti ennast valmis. Ma ütles, kuule, sa võiksid mulle nüüd kasvotiskitsi küljardad tuua ja põlvedel tuua ja kalale selle, mis siia ümber pannakse. Too mulle üldse see tuukriliigod, ma viskasin samasse kalda peale ennast küljeni. Äies tehti sellest suurt välja ja no, läksin siis jõe peale. Tüdruk tahtis veel mu paati tulla, aga ma selle keelisi kohe kindlasti ära, aga naabri Leida oli mulle saatma tulnud, mis sest, et kittel käest selgas ning kalosid olid paljast ja vallastatud, ma Leida tule saab. Leida kohe läks nõus, lähme. Läksime. No, noored panevad ühest kaldast teise ja tõmbasid ennast kohe selle koprogrammi kinni. Aga meie läksime edasi, nii kui koprogrammi taha läksime, hüppisin paadist välja ja tõstsime siis selle oma kanuu üle ja siis hakkasin panema, vaatasin selja taha, esiti panime see kiuste eest ära. Las tulevad järgi. Pärast äkki siuka särk, siis ju tahaksin öelda jumal. Noh,
kes seda aru sai, seal vee peal seda aega, kui kaua seal üldse minna võis, aga hommikul kella 9 sõitsime välja, nüüd me olime ikka vist terve pika päeva olnud, sest meri hakkas juba paistma. Väsinud olime ka juba. Ja siis et ma arvasin, et lähme nüüd kaldale. Tõmbelime siis paadi sealt kraavist välja. Kena ja ootasin pool tundi seal. Mitte kedagi järgi ei tule. Telefonis lubata ka seltsivat, et saab märjaks ja ega me ei küsinud ka, mis kellaas siis see aeg on, et millal see lõpp on. Mis tähtsus sellel on? Minu sünnipäev, minu mapp, teeme seda on. Ootasin seal bussi siis oma, mitte bussi, vaid ootasin seal äkki aastame, et jumal bussi peatus seal samas. Läksin siis sinna ja õnneks siis peagi kuigi kaua ootan, kui buss tuli. Aga ega see bussijuht siis taha meid sugugi selle paadigi sinna peale võtta. Te kujutate ette, kui meie näidaga vaada lahti lõime. Bussijuht ütles on kolm. Ja olime meie seal paadike peal. Essand jumal oli meil ikka lõbus tähtsa meid sitasem nii kui noored tüdrukud. Nii tore päev oli. Sa heldane aeg. Ja äkki siis püha jumalaiku. Äkki otsitakse meid tagasi. Mis sa siis ütled? Läksin siis koju, aga ega see nali mul hästi ei lõpnud. Tüdruk jäi nii haigeks, kui tolla sündis. Jumal sõitis kaelasooned, siis ma pidin ta ise terveks ju ravima oma süüu. Kaelasooned haiged, käed haiged, põlved valutavad, külmetas ja just lõpuks sõi selle närvi vapustuse. Jumal hoidku, nõrk, täiesti nõrk. Sakkene. Mis siis mõtlevad naadurid selle ajas välja kuttunud politsei, päästjad, vabatahtlikud. Kõik meid taga hõmmuga. Bussijuht oli näinud Facebookis seda kuulutas, et mõtid tagunud. See õnneks saatis siis, et olge rahulikud, need õnnelikult kodus juba. See läks siis selleks, aga see oli ikka küll üks hulla, siis ma mõtlesin, et lapsest oli natuke kahju ka, aga sest pole midagi me arutasime. Sest ei ole mitte me lähme järgmise aasta jällegi, siis me ei räägi seda, kus me lähme. Me mõtlesime, me läheme süstaga merele sõitma. Ja arvasime, et me ei räägi seda mitte kellegi, et me läheme klassi oli külla. Katsu seda rääkida, seda hindamist jõu ära, kui vaata, särtsu täpsu peab olema, on ju?